Head Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu veebi TV vaatajad, täna on meie külaliseks Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna EKRE esimees Martin Helme. Tore, et said tulla. Aitäh kutsumast. Hakkaks sõjas peale. Lugesin eile Postimehes niukest pealkirja sõda tulekul, metsasõda nimelt. Ja kõik protesteerivad millegi vastu, mille vastu ei tea, aga et 70% metsadest on majandusmetsad. Kas nad siis on või peaks või kui palju neid metsi on, kurat ei olegi aru saanud. Ja, seda on muidugi suur ja keeruline teema või ohtlik teema ka väljaspool metsa teemat, et see, kuhu meid ikkagi tänane valitsus tüüdib, on minu meelest teadlik ja tahtlik Eesti viimine sõtta ja sellele tuleb ka kõikide vahenditega vastu olla. Aga nüüd, kui metsa juurde, asja juurde minna, siis siin on hästi palju libauudiseid või valeinfot ja seda valeinfot loomulikult levitab meil valitsus. Teisest küljest on meil ka sellised täiesti silmaklappidega sellised nii-öelda metsakaitsjad, kes tegelikult metsa ei kaitse, vaid tegelevad mingi muu asjaga. Nüüd, mis on praegu toimub, on mitu asja korraga, et ühest küljest valitsus võtab eraomanike metsa väga suures mahus range kaitse alla, muutes sisuliselt riigistades eraomanike metsa. Ei ole üle pingutatud võrdlused 40. aastaga, kui toimus nii-öelda kolhooside tegemine, et sinu vara on küll sinu käes, aga see ei ole sinu oma. Et see on see, kui sa erametsa paned range kaitse alla, sa ei tohi sealt isegi mitte küttepuid varuda, isegi mitte seenele minna, tegelikult mitte. Ja seda tehakse praegu väga suures koguses, Riigikogus on 2 eraldi seaduseelnõud, mis seda veelgi rangemaks teevad või karmimaks teevad ja siis kompenseerimist ütleme siis helesinisesse tulevikku lükkavad. Et okei, me kõik lepime või saame aru sellest, et kui riigil on mingisugune oluline vajadus, et ta saabki eraomandit ka riigistada teatud karmidel tingimustel, aga siis seda tuleb igal juhul kompenseerida, nii ütleb meile põhiseadus, õiglaselt ja kiiresti kompenseerida. Ja nüüd on meil seadused, mis ütlevad, et see kompenseerimine võib olla väiksem kui varem ja seda võib teha pika aja jooksul või kusagil kauges tulevikus. Et see on ikkagi tegelikult sisuliselt rekvireerimine. Ja samal ajal on meil Riigikogu menetluses eelnõu, mis võimaldab võtta täna kaitse all olevaid metsasid, seal nii-öelda kaitsepiiranguid vähendada ja see on nüüd seotud 2 asjaga, see on nüüd eelkõige seotud tuulikutega, sest et meil neid tuulikuparke rajatakse nii metsikult palju, et seda ei ole võimalik teha ilma, et sa metsa eest ära raadaks ja raadamine on tegelikult ju mitte see, et sa metsa majandad, metsa eest ära võtad, mets kasvab asemel, raadamine on see, et võetakse maha ja rohkem ei kasva metsa. Raadamine tähendab seda, et seal enam metsa tulevikus ei ole. Ja lisaks siis sellele on plaanis teha tuulikuid piirkondadesse, kus siiamaani on ehitustegevus keelatud, seal on mingid haruldased liigid, lindeloomi või taimesid. Et sellel samaaegselt võetakse eraomanikelt sisuliselt mets käest ära ja samaaegselt siis riigimetsas lubatakse kaitsepiirangute lõdvendamine selleks, et saaks tuulikuid ehitada. Et see on need 2 suurt asja, ja siis Rail Baltic on samamoodi. Mets jääb ette lihtsalt Rail Balticule. Et need on need asjad, mis praegu siis nii-öelda metsaga seoses on need suured olulised asjad. Mina ei saa ka sellest asjast aru, tähendab raiemahust kirjutas hiljaaegu metsaökoloogia professor Marek Metslaid, et erinevus raiemahu hindamises on tingitud mudelite muutumisest. See tuletab mulle meelde seda momenti, kui räägiti, et meie metsad neelavad süsinikku ja siis järsku seoses metoodika muutusega tuli välja, et ei, nad hoopis eraldavad süsinikku. Kas antud juhul on tegemist ka mingisuguse niisuguse mudeldatud mingi, ma ei tea, mingi asjaga. See kõik on fookus paberi peal. Lõppkokkuvõttes nii palju metsas raiud, nii palju seda metsa on, kuskil on mingisugune päris kogus ju võimalik välja arvutada. Aga mis puudutab seda CO2, see on minu meelest väga tüüpiline näide sellest, kuidas kui me oleme otsustanud, bürokraadid on otsustanud mingit asja kuidagi pidi näidata, siis see ongi tõsi. Et ma toon siin see CO kogus on hea näide, ega mets on tegelikult CO neutraalne. Kui mets on noor ja kasvab, siis ta neelab CO2. Kui mets vanaks saab ja hakkab mädanema, siis ta hakkab välja andma CO2.
kui sa selle puu maha võtad, siis see CO2 on seal sees kinni. Kui ta on mööblitüki sees, siis ta on seal kinni. Kui ta ahju läheb, siis see CO2 tuleb välja. Lõppkokkuvõttes on nulliring. Ja küsimus on siis selles, missugusel ajahetkel sa mõõdad. Kas ta võtab või paiskab või hoiab kinni seda CO2. Ja see on kõik puhas, et kui me statistiliselt klassifitseerime, et me mõõdame seda siis, kui mets on 10 aastane, siis ta võtab ja kui 80 aastane, siis ta paiskab. Et see on kõik silmamoondus. Ma toon ühe näite veel, mida ma just täna hommikul lugesin, et selle aasta algusest kadus ära statistikas selline statistika kogumise klassifikaator nagu mootorsõidukite müük ja remont ja hooldus. Ja selle asemel siis jagati mootorsõidukid hulgikaubandusse ja teenindusse. Ja miks seda tehti? Loomulikult automaksu pärast, sest et kogu selles klassifikaatoris toimus nii suur kukkumine. Statistika oli nii kole number, et löödi statistika lihtsalt rida kustutati ära ja need numbrid hajutati ära muudesse valdkondadesse. Seda meil riigis tehakse kogu aeg. Ja see on põhjus, miks me tegelikult peame väga tähelepanelikud olema, kui meile keegi mingisuguse arvu paneb laua peale, ütleb nii ja nii palju võeti metsa või ei võetud metsa. Näiteks ei võta statistika arvesse seda sama raadamist. Et kui me ütleme, et meil raiemaht on, ma ei tea, mitu miljonit tihumeetrit, 8 miljonit tihumeetrit, aga raadamist on kõrval 2 miljonit veel, siis raiuti tegelikult 10 miljonit. Aga kirja läheb või avalikkusele öeldi, et meie raiemaht oli 8 ja raiemaht oli ületatud. Nii et selle tõttu me neid numbreid tegelikult usaldada ei saa. No ja, kui sa sõidad mööda maanteed, siis näed, et võetakse 10 sentimeetrised puid maha. Miks neid maha võetakse, jääb arusaamatuks. Ainukene mõte on see, et see on mingi, ma ei tea, mille jaoks seda maha võetakse ja jääb arusaamatuks. Oi, mina võin küll öelda, miks. Sellepärast, et hakkepuit on suur majandusharu. Hakkepuit on Eesti ekspordi hakkepuitu ja hakkepuit on seotud ka CO kaubandusega. Ja võsa võtmine on hakkepuidu tootmise üks osa ja selles mõttes see on 10-15 sentimeetrit läbimõõdaga puu ei ole enam päris võsa. Ükskõik, aga ütleme sellise metsa võtmine on, sellest on hea haket teha. Ütleme, ma pean seda mõistlikumaks, kui suurte jämedate palkide hakkeks ajamine on, mida ka tehakse. Võetaksegi terved suured metsad maha ja pannakse masinasse, välja tuleb pudi. Et tegelikult see on ju ressursi raiskamine igal juhul. Aga mind see paneb nöörtima, et seda tehakse just kindlasti tee ääres. Et ei oleks lisakolusid, aga pilt, mis järel jääb, ei ole kõige parem. Need on need asjad, mida me märkame ja näeme, et kui sa võtad samasuguse tüki metsa maha kilomeeter metsa sees, keegi ei sõida mööda, keegi ei näe, keegi ei tunne, et meil Eestis metsa palju võetakse. Kui metsa tee ääres võetakse maha, siis on see avalikkuse tähelepanu on kindlasti kõrgem. Ma muidugi selles mõttes ütlen, et mets ongi selline, et nii või Eesti vanasõna ütleb, mille peremees jätab, selle mets võtab. Et kui sa metsa maha võtad, ma võtsin ka endal 10 aastat tagasi, võtsin metsa maha, nüüd on ju palju, nii suur uus mets on asemel kasvanud, et 10 aasta pärast, 20 aasta pärast on see juba päris mets. No aga jääme ikka selle rohelise asja juurde, et hiljaaegu oli Hispaanias suur elektrikatkestus ja ometigi sel päeval kuskil ma lugesin, oli üle 50% kasutatavast ja toodetavast elektrist oli roheelekter. Aga tuleb välja, et neil ikka siis nagu seda muud asja ikkagi ei ole, mis oleks vaja, tähendab juhitavaid võimsusi. Nii et paistab, et meie energiaspetsialistid on ka natuke ära ehmatanud selle peale, et vaata, et kuidas läkski, automaadid lükkasid kõik liinid välja, sellepärast sagedus kukkus langema ja oligi kogu lugu. Ja ma kuulsin hiljaaegu ka intervjuud Eleringi juhiga, kes ütles, et meil on ka vaja neid juhitavaid võimsusi, aga et selleks me peame muidugi loomulikult seda maksu tõstma. No ikka jah. Tähendab, ma siin esimese asjana kohe tahaks kõigile meelde tuletada või tähelepanu juhtida, et roheenergia ei ole roheline. Et selles mõttes, kui sa päikesepaneeli vaatad, siis päikesepaneeli utiliseerimine on praktiliselt võimatu. Tänasel päeval ei ole välja mõeldud, kuidas teda niimoodi ära, kui ta oma eluea on ära elanud, kuidas teda niimoodi ära utiliseerida, et see loodust ei rüüstaks. Seal on väga mürgised ained sees. Ja mida ei ole võimalik, seal on tõsiselt kemikaalid sees ja mürgised muldmetallid ja mis asja on kõik sees, mida ei saa enam kätte ja mida ei ole võimalik maha matta või ära põletada või ümber töödelda, vähemalt tänaste tehnoloogiate juures seda ei tehta ja ei suudeta.
ja ta on tohutu mürgine asi. Nüüd sama võib öelda tuuliku kohta. Kui me mõtleme selle peale, kui palju metalli läheb tuulikusse, kui palju betooni läheb tuulikusse, kui palju läheb sellesse labasse naftat. Seda laba, et see laba oleks vastupidav, tuleb sinna panna see bisfenool või üks kemikaalne aine, mis on ülimürgine. Ja kui ta seal siis pudeneb seal looduse käes, näiteks vihma ja rahe käes, pisikesed osakesed loodusesse ladestuvad, tekitab loomades ja inimestes vähki, tekitab viljatust. See on nagu ülimürgised asjad, siis selle turbiini sees on jälle väga kallid metallid, mille siis kaevandamine on tohutu mahuga, on kaevandamine intensiivistunud, maakera keeratakse segamini ja siis on seal väga-väga mürgised gaasid seal sees. Rääkimata sellest, et turbiinid vajavad ringi käimiseks väga palju õli. Nii et sellel kõigel ja siis mõtleme selle peale, et selle 300 meetrise tuuliku vundamendi auk on 40 meetrit sügav, vähemalt 40 meetrit sügav. Mõtleme, kui kõrge on 40 meetrit, 9-kordne maja on umbes. No aga mina mõtlesin seda, et kui jutt oli siin sellest, et sinna Riia lahte teha suur tuulikupark, siis ma kujutasin ette, et nad peavad selle terve põhja ära betoneerima. Seda on väga-väga raske on tehniliselt teha. See on väga kallis ja see on väga looduskahjulik jälle loomulikult, et meretuulikutel on ju need nii hoovused kui tuuled on võimsamad kui ju maismaal. Aga kui me mõtleme, et Eestisse on planeeritud mitu tuhat tuulikut, kujutame ette mitu tuhat auku Eestis, 40 meetri sügavust auku kaevatakse, et see tuulik üldse püsti panna. Milline Eesti pinnase ümberkaevamine see on, aga nüüd tuleme energeetilise poole juurde, see, mis sa mainisid, on täpselt õige, see kõik on kohutavalt kallis. See tähendab, et meie elektri hind saab edaspidi minna veel kallimaks. Mingit juttu ka ei saa olla, et elekter läheb odavamaks. Ja siis on tulemuseks see, mida me nägime seal samas Hispaanias ja Portugalis, kuna see nii-öelda juhitamatu elekter ehk tuul ja päike kõigub nii metsikult, siis ta kõrvetab läbi võrku. Ja võrk hakkab ennast ise välja lülitama ja mida rohkem piirkondi ennast välja lülitavad, seda suurem ülekoormus tekib järgmistes piirkondades ja seda kiiremini kõik välja ennast lülitavad, kuni ongi kõik kogu süsteem plõks väljas. Nii et ja siis tekib oht, et see ületootmine põletab kuskil midagi läbi või kärsatab, lähebki põlema, sest et ülekoormus tekib kusagil alajaamades. Nii et see on erakordselt halb elektri tootmise viis, elektri siis varustuse tagamise viis. Ja see lõpeb ära igal juhul üks päev ja see on nüüd see, miks me näeme seda nii tohutut survet nende tuulikute rajamiseks. Kõik saavad aru, et mõni aasta veel ja kogu see roheenergia vale paljastub ja need rahad kukuvad ära. See raha on praegu vaja kätte saada. Ja, aga raha ongi vaja praegu kätte saada. Need Paldiskis mehed tahavad ka augu sisse teha maasse ja tahavad ka raha kätte saada. Ma kuulsin intervjuud selle projekti juhiga, see ütles, et kuidas oli 600 meetri sügavasele tehakse nii suur auk, kuhu peaks mahtuma 10 Ülemiste keskust. Ja tegelikult on see erakordselt ütleme küüniline šarlatanlik raha pumpamise projekt, mitte vee pumpamise, vaid raha pumpamise projekt. Alustame sellest, et nad tahavad tegelikult, neid ei huvita energeetika, neid huvitab killustiku kaevandamine. See on graniitkillustik, nad tahavadki järgmised 10 aastat sealt killustikku välja võtta, küll Rail Balticuks, küll teedeehituseks, küll milleks muuks. Graniit on kallis materjal ja selle kätte saamiseks nad siis on välja mõelnud sellise legendi, et me nüüd teeme veeaugu siia. Tegelikult tahetakse graniiti saada ja siis tahetakse maksumaksjalt võtta raha selle graniidi kaevandamiseks. Sest ütleme siis müügijutu järgi graniit ei ole mitte toodang, mille nad maha müüvad, vaid müügijutu järgi graniit on mingi asi, mis neil ees on, millest tuleb lahti saada ja see tuleb neile kinni maksta. Ja siis nad võtavad selle raha maksumaksjalt ja siis nad müüvad graniidi maha, saavad juba 2 korda raha. Ja siis nad tahavad 3 korda raha saada, siis nad teevad siis, et kui elekter on kallis, siis nad lasevad mereveel sinna sisse voolata ja siis hüdrojaam hakkab tööle. Ja kui elekter on odav, siis nad pumpavad selle augu tühjaks. Ja järgmine kord jälle, kui elekter on kallis, siis lasevad merevool siin. Siis nad kavatsevad seda hakata pärast jälle veel elektriga raha teenima, kus juures ka iga kilovatt, mis nad toodavad, subsideerida lasta maksumaksjal. See on 3 või 4 korda lasevad maksumaksjal seda asja kinni maksta. Muidugi nad käivad ringi ja räägivad ükskõik mida, et see raha kätte saada. Jah, mulle tundub ka, et kellegi kondine käsi sirutab minu rahakotti.
ja urgitseb seal ja mitte niisama, vaid lausa rahakoti nendes voldikestest, tead, et viimase kätte saada. Kuule, võtavad pärast kuldhambad kasule ära veel. Selles mõttes siin, noh, need risti ette ei löö, need ärimehed. No jah, aga ühtegi seadust ka ei ole, mis need nagu peataks. Aga siin proua Pakosta on mõelnud välja mõned initsiatiivid seadusandluse osas, mis mulle nii nagu väga silma jäid. Et kehtiv karistusseadustik ei näe ette vastutust selle eest, et kui teist isikut ähvardatakse kehalise väärkohtlemisega, mitte et konkreetselt kehavigastuse tekitamisega või ebaseadusliku vabaduse võtmisega, siis sellised ähvardused ei pruugi oma intensiivsuselt jääda oluliselt alla praegu karistatavale tegevusele, milleks on vara hävitamisega ähvardamine. Nii et kui nüüd praegu tekib see moment proua Pakosta initsiatiivi selgitamisel, see on selles seletuskirjast ja väljatöötamiskavatsusest, et kui ma näiteks ütlen nüüd kellelegi, et ma annan sulle lõuga, eks ole, siis tuleb mind karistada juba. Aga kuidas seda selgeks tehakse või kas selle seaduse väljatöötamiskavatsuse kohta on mingi mõjuanalüüs, vaat selle kohta nagu ei ole kuskil mitte tuhkagi öeldud. No tegelikult see plaan, mille Pakosta on uuesti käima pannud, on ikka see sama vana surematu Kašei vihakõne seadus. Ahaa, see vaenukõne seaduse teisendus. Ja, nüüd on ta siis peidetud karistusseadustiku teise kohta ära. Vanasti nad üritasid karistusseadustikus panna seda teise kohta. Nüüd on siis otsustatud, et mida ja jutt selle paragrahvi valguses ei ole selles, et keegi ähvardab sulle molli anda, vaid keegi ütleb sulle midagi, mida sina mõistsid ähvardusena. Et sa oled, mulle ei meeldi sa ja sina kohe tundsid, et sind on ähvardatud ja see on võrdne siis füüsilise rünnakuga ja seda saab karistada siis 3-aastase või mis iganes aastase vanglakaristusega. Ehk siis teisisõnu, see ähvardus ongi nüüd see vihakõne. Ja mitte midagi ei pea juhtuma. Ähvardus ei pea olema tõsiselt võetav, eks ole. Ähvardus ei pea realiseerunud olema. Mitte midagi ei juhtu, aga kui inimene tundis, et see oli ohtlik, siis ta teeb politseisse või prokuratuuri kaebuse ja juba ongi seaduslik alus sind vangi panna. See ongi see vihakõne seadus. Aga kuidas seda ikka tõestatakse, seda ma tahaks teha. Tõestab see, kes kaebas sinu peale. No, see on väga raske tõestada ka. Ei olegi raske. Vastupidi, ülikerge on tõestada. Inimene ütleb, et mina tundsin ennast halvasti ja see ongi tõestus. Mingi objektiivset mõõdetavat asja ei pea olema. Piisab sellest, kui inimene ütleb, mina tundsin, et mind ähvardati. Kurjast, kulmuvalt kortsust, kulmuvalt vaatamisest ka piisab. Ja see on juba ähvardus ja juba saab teha kaebuse, juba saab vangi panna. Ja see ei ole ülepingutatud jutt, mis ma räägin. See on täpselt see, mis on juhtunud samasuguste paragrahvide kehtima panemise ajal teistes Euroopa riikides. Samast kohast veel. Inimese tervise kahjustamise eest, samuti valu tekitava kehalise väärkohtlemise eest saab karistada süüdlast rahalise karistuse või vangistusega. No see on arusaadav. Jaa, aga siin on mingisugune lõige on siin, et seal lõikes on sisaldub väljend inimese tervise kahjustamine. Aga Eesti õiguses on siiani tõlgendatud, et tervis võib olla nii vaimne tervis kui ka füüsiline tervis ja mõlemad saab kahjustada. Kuidas moodi seda minu vaimse tervise kahjustamist mõõdetakse? No vaat nii, et me olemegi siin. Kõik me saame aru. Kui sa väänad mul näppu ja mul näpp läheb siniseks, mul oli valus ja on tervise kahjustamine ja on võimalik karistada. Ei tohi teisele inimese haiget teha. Arusaadav, lihtne. Ja mõõdetav jälle. Nüüd lisatakse siia vaimne tervis, psühholoogiline seisund ja piisab sellest, kui ma ütlen, et kuule, ma väänan sul näppu. Sina said psühholoogilise trauma, sul oli äng. Seda ei näe keegi, seda ei mõõda keegi. No sa võid minna psühhiaatri juurde või psühholoogi juurde ja öelda, et ma tundsin ängi ja psühholoog ütleb, ahah, selge, tunded on päris asjad. Ja selle ähvardaja, kes tekitas sulle ängi, saabki vangi panna. See on jälle puhas vihakõne asi. Keegi ütles sulle, et mulle su lõust ei meeldi,
tekitasid tervisekahju psühholoogiliselt ja ongi korras, oledki jälle kuriteos süüdi. Vana tont. Päriselt, see on nii, see ongi selleks kirjutatud. No räägime ka elu lõppu tahteavaldusest. Nii, suur teema on üles kerkinud. No see on läänes juba pikalt kerinud ja ma ütleks muidugi, et siin on näha väga selgelt, kuidas tänane koalitsioon, eriti Eesti 200, loobib meile ette selliseid ühiskonda lõhestavaid ja ühiskonnas sellist, kuidas ma ütlen siis, stressi tekitavaid teemasid selle jaoks, et mitte rääkida maksutõusudest, mitte rääkida siin kõikidest elektrihinnast. Kuidas Kaja Kallas ütles, et kui me oleks ennem valimisi rääkinud ja me kavatseme hakata makse tõusma, kes meid oleks valinud, eks ole? Just. Et praegu on Riigikogu menetluses eelnõu, mis räägib siis elulõpu tahteavaldusest ja see eelnõu on selline piiripealne eelnõu, et seal on minu meelest väga halvasti reguleeritud, aga seal on vähemalt, ütleme siis niimoodi, et moraali seisukohalt asi veel aru saada. Et inimene kirjutab valmis või teeb selle avalduse, et kui ma satun sellisesse terviseseisundisse, kus minu elu jätkumiseks peab mind kas elustama või mind masinate all hoidma, et siis ma seda ei taha. Et kui ma ära suren, siis ärge sellesse, kui mul on sellised tervisekahjustused, et seda peab nagu kogu aeg arstiabi andmisega mind elustama, siis seda ma ei taha. Ärge andke mulle seda abi. Et see on asi, mis ei ole veel enesetapp. Nagu ütleme siis abistatud enesetapp või eutanaasia või kuidas me nüüd ütleme. See on inimene ütleb, et laske mul loomulikul viisil surra. Aga see on reguleeritud minu meelest jälle väga-väga libedale teele mindud siin, et seal on tegelikult on selle tahteavalduse kehtima panek ja arusaadavaks tegemine on tehtud väga segaseks. Ja ikkagi jäetud siin mingisugustele kõrvalistele isikutele väga suur roll otsustada, kas oli see avaldus või ei olnud seda avaldus. Mina lugesin sealt seletuskirjast või kokkuvõttest niimoodi, et kui inimesel puudub digioskus või ta ei saa elektrooniliselt seda avaldust teha, siis võib teda abistada arst ja suvaline tunnistaja. Ainult, et küsimus tekib siin selles, et siis see inimene peab andma nende teiste inimeste kätte oma ID-kaardi ja ka koodid. Ja siin on mitu probleemi. Tegelikult siis ei ole enam selle inimese, me ei saa enam tõestada või kindlad olla, et see oli tegelikult selle inimese tahe. See tegelikult, me sellest deklareeritud seaduse eesmärgist oleme sattunud hoopis kuhugi teise kohta. Et see ei ole inimese tahteavaldus, vaid see on nüüd arsti ja kellegi tunnistaja kokkuleppe, kas oli või ei olnud. See ei ole sama asi enam, üldse mitte. Ja lisaks sellele need samad mured, mis sa siin ütlesid, et tegelikult selle inimese andmed ja asjad kõik on kuskil mujal. Et ma seda nagu üldse absoluutselt ei toeta sellist lähenemist. Ja siis meil on eraldi initsiatiiv, millega nüüd siis sama Liisa-Ly Pakosta on, et me peaksime ikkagi Eestis ka seadustama selle abistatud enesetappu. Mina ütlen selle kohta, et ma kindlasti ei poolda seda. Ja ma ei poolda seda, praktiline elu on näidanud. Seda on tehtud Hollandis, Kanadas on sellega väga kaugele jõutud. Tegelik elu on selline, et on tekkinud massiline surve vana inimestele, et nad seda elu ise tahaksid, sest siis saavad nende pärijad päranduse kätte, siis saavad lähisugulased vabaks igasugustest hooldamistest ja abistamistest, et maru lihtsaks tehakse see elu, et sul on vanem sugulane, kes on kehvas seisus, käime räägime talle, et mis sa oled kõigil kaela peal ja saame selle päranduse kätte ja ei pea ise veel maksma siin hoolekodudele ja ravimite peale. See on see, kuhu on jõutud reaalses elus Kanadas. Ja mul ei ole mingit põhjust arvata, et Eestis läheks teistmoodi. Ma olen lugenud seda Margit Sutropi töörühma raportit. Seal on üks rida selgelt kirjas, et see võimaldab ka meditsiinikulude kokku hoida. Ja, see on hästi küüniline inimeste ühiskonnale
enam mittekasulike inimeste ärakoristamise meede on see. Ja sellest tuleb aru saada ja ma saan väga hästi aru neist argumentidest, mis ütlevad, meil on haigeid, kellel on kogu aeg valus, meil on inimesi, kes on ravimatud, kellel on kõik, mis arsti haigel ei pea olema meie meditsiini tingimustes kogu aeg valus. Just, ma tahtsin öelda, palliatiivne ravi on olemas. Ja on nagu selline üleüldine, tsivilisatsiooni fundamentaalne alusprintsiip on see, et elu tuleb hoida. Mitte ei tule siis nii-öelda koormaks muutuvaid inimesi visati kuristikku kuskil vana aja ühiskondadeski. Aga Margit Sutropi töörühm ütleb, et meditsiinieetika on muutunud. Ei ole, tegelikult ei ole. Meditsiinieetika on ikka täpselt see sama, mis ta oli Hippokratese ajal, et ära tee kahju. On selle põhiline. Margit Sutropil pole kunagi olnud mingit eetikat või arusaamist eetikast, et ta on ikkagi väga-väga küüniline. Et kui me räägime sellest eutanaasia jutust, siis me kõik peame aru saama, millest jutt käib. Jutt käib sellest, et ütleme siis elujõuliselt täiskasvanud jõukaljärjel inimesed tahavad kulusid kokku hoida nende arvelt, kellel on niigi raske. Ja ma seda lihtsalt ei poolda. Eesti Pensionäride Ühenduste Liit arutas ka seda seaduse algatust oma juhatuses ja meie leidsime, et kui kellelgi on soov teha see elulõpu tahteavaldus, siis seda saab kinnitada ainult notar. Just, et see elulõpu tahteavaldus on veel, ma ütlen veel kord, et on asi, kus me ei räägi inimeste tõukamisest surma, vaid me räägime sellest, et ta ise otsustab, et laske mul surra, kui mul see nii-öelda tervis enam ei pea. Seppuma ei pea enam, ja ma olen siin täiesti nõus, et see peab olema väga-väga kontrollitud ja täie mõistuse juures ja ette planeeritud otsus tehtud ära. Mitte niimoodi, et keegi kuskilt, ma ei tea, koridori pealt võetakse ja öeldakse, et mulle tundus ka, et ta tahtis. No kuule, ega see ei ole lõpuks e-valimine. Jah, just täpselt. Siin on ikka tegemist. Elud on kaalul. Elud on kaalul, jah. E-valimistega 1000 häält klikiga siia või sinna, eks ole, see ei pole probleem. 10 000 läksid ja nüüd on meil M-valimine sellele lisandunud. See on nagu päris õudne, nii et mina olen selle siin küsimus ja ma tahan ühe asja veel ütelda selle elulõpu ja eutanaasia asja kohta, et ma olen niisuguses vanuses juba, et ma olen näinud küll oma vanemaid sugulasi, kes on ära läinud ja kellel ennem seda on tervis üles öelnud ja kes on olnud ikkagi, mul vanaema oli 10 aastat ennem surma pime. Ja mis on inimlik reaktsioon selles olukorras? Nad niigi tunnevad ju ennast halvasti sellistes olukordades, kus sa ei ole enam täis elujõus ja siis inimlik reaktsioon on olla toeks nendele inimestele. Inimlik reaktsioon on olla lähedal neile inimestele ja anda nende elule veel sisu ja mõtet ja mitte minna neile vaikselt rääkimas, et kas ikka tasub enam punnitada. Et see on saatanlik. No mina, kui öelda midagi pragmaatilist, siis ma ütleksin niimoodi, et meie keegi ei ole midagi teinud siia ilma tulemise heaks. Ja me ei saa ka otsustada seda, et kuidas ja millal me siit läheme. Ja see on ikkagi, see ei ole meie kätes just nii. Aga räägime ikkagi elust, räägime majandusest. Ametlik seisukoht on nii, et kohe läheb paremaks, aga töötus on viimase 12 aasta kõige kõrgem. Ja see kohe läheb paremaks jutt on, kuidas see kommunismi ajal oli, et järgmise 5 aastaku järel hakkab kasvama kõik või siis jõuab kommunism kätte, et iga kord oli järgmise 5 aastaku järel. Statistika, siin on jälle statistiliselt loomulikult on võimalik näidata, et majanduslangus on lõppenud ja majanduskasv on tagasi jõudnud. Tuleb muidugi 2 asja öelda. Esiteks, me peame aru saama, et kui me olime 21. aastal täpsemalt, siis koroonast välja tulles oli meie majandus, ütleme siis sellel tasemel ja nokk oli selgelt ülespoole. Siis tuli Kaja Kallas ja hakkas energiakriisi lahendama, nii nagu ta kõiki teisi kriise lahendab, nii et kõik läks uppi. Ja järsk kukkumine toimus ja me kukkusime 10 kvartalit järjest on Eesti majandus langenud. See tähendab, rikkust on vähenenud, inimeste elatustase on vähenenud, inimeste ostujõud on vähenenud. Ja nüüd me oleme siia põhja jõudnud, siit oleme jõudnud siia põhja ja siin põhjas on hästi laugelt on nina ülespoole. Et kui me selle tempoga, nagu meil praegu ennustatakse, siin võib-olla 1% majanduskasvu tuleb aasta lõpuks.
kui me selle tempoga nüüd läheme, siis me jõuame kuskil 6-7 aasta pärast tagasi sinna, kus me olime siis, kui Kaja Kallas hakkas meil nii-öelda eelarvet korda tegema ja majandust kasvatama. Et noh, et see järgmised 10 aastat me oleme kaotanud, juba praegu oleme kaotanud 4 aastat, on vaesunud. Ja selle nii-öelda tagasijõudmiseks sinna, kus me ennem vaesumist olime, läheb veel 5-6 aastat, et me kaotame 10. Ja see 10 aastat sinu elust, eks ole, kus sa oled pidanud vaene olema sellepärast, et Reformierakond tuli tegema eelarvet korda ja maksusüsteemi korda tegema või mis iganes need jutud olid, mis nad meile rääkisid. Et noh, see on küüniline jutt, et meil on hakanud paremaks minema. Meil on lõppenud halvemaks minemine. Ikka nii. Ja seegi on ka küsitav selles mõttes, et reaalmajanduses on terve hulk majandussektoreid, kus need mõjud ei ole veel kohale jõudnud. Kus jätkuvad koondamised, jätkuvad ettevõtete pankrotid, jätkub nii-öelda see majanduse struktuuri ümberkujunemine, millest meile räägitakse. No mis see tähendab? See tähendab tegelikult seda, et ettevõtted surevad. Ja võib-olla tekivad uued ettevõtted asemele, aga võib-olla mitte. Et nii nagu meil ütles Konjunktuuriinstituudi direktor Raudsepp, et Eesti kukkus korruse allapoole ja nüüd me seal korruse allpool elame. Jah, võt. Aga meil on 64 000 töötut. Aga praegune valitsus tahab 2-kordistada välistööjõu sissetoomise kvooti. Kas sissetoodute spetsialistide keeleõppe ja lastekoolitus ja usulised vajadused ja tervisekindlustus ja tulevikupension, et kas see kõik ikka on siis parem variant, kui meie siin kohapealseid pehme eriala omandanud õpetada neile mingisugust paremat teadmist? Ja, Statistikaameti just tegi sel nädalal avalduse või oli see eelmine nädal lõpp, et 12 aasta kõrgem tööpuudus, eks ju. 12 aasta kõrgem tööpuudus. Nüüd, mis see tähendab? See tähendab seda, et me siis eelmise kriisi ajani oleme jõudnud. Tuletame siis meelde, 2008. aasta, 9. aasta kriis algas ja siis me hakkasime sealt taastuma, siis 2012-13 hakkas vaikne taastumine, 14-15 juba olime enam-vähem. Et selles punktis me oleme praegu oma tööpuudusega ja sellel taustal siis tahetakse hakata riiki tooma massilist tööjõudu. Nüüd kõik, mis meile selle kohta räägitakse, on vale. Jultunud vale. Need ei ole mingid spetsialistid. Spetsialistideks nimetatakse meil tavalisi labidamehi. Spetsialistideks nimetatakse meil tavalisi töömehi, liinitöölisi. Need on kõik spetsialistid nüüd selle uue jutu järgi ja meil on spetsialiste vaja. Et tegelikult nad ei ole spetsialistid. Ja nüüd teine jutt, mis sinna räägitakse, meil on kvooti vaja suurendada. Tegelikult ei ole kvooti ka vaja suurendada, sest et meil on kvoot 1300 inimest aastas tohib tuua. Sellest kvoodist ei pea mitte keegi kinni, sest sellel kvoodil on terve rida erandeid. Näiteks võib kvoodi väliselt Eestisse tuua pereliikmeid. Kvoodil ja tuuaksegi 10 000. Kvoodi väliselt võib Eestisse tulla IT-valdkonna inimesi. IT-valdkonna inimeseks võib olla meil ka Wolt ja Bolt, sest et need on IT-ettevõtted. Et siis meil võib kvoodi väliselt tuua siia teadustöö tegijaid. Iga üks, need samad nii-öelda õõnespead, kes meil siin kuskil ülikoolides käivad ja Boltis väntavad, on üliõpilasena kirjas ja kvoodi väliselt tulevad siia, eks ole. Sa ei pea isegi kordagi kohale minema ülikooli, oled siia tulnud üliõpilasena ja siis kukud koolist välja ja muudkui aga vältad edasi Bolti. Et need erandid muudavad selle kvoodi mõttetuks. Lisaks on meil kvoodile erandid, kui sa saad palka rohkem kui 1,5 Eesti keskmist, mis on täna juba 2000 eurot umbes. Et ehk siis sa pead saama juba 3000 eurot palka, eks ole. Siis ka kvooti ei ole. Nüüd mitte keegi, mitte ükski reformierakondlane, mitte ükski Eesti suurettevõtja ei otsi Eestisse töötajaid, et neile maksta 3000 eurot palka. Otsitakse ikka nii-öelda spetsialisti, kellele makstakse 1000 eurot palka. Ja selles mõttes meil need Eesti töötud, kes ei ole kas nõus minema olematu palga peale tööle või kellel ei ole selle valdkonna eriala, need tuleks ümber koolitada ja neile tuleks korralik palk maksta, küll nad tööle läheks. Aga neid ei taheta, sest et tahetakse seda odavtööjõudu. Ja nüüd põhjused, miks me oleme vastu tööjõu sisseveole Eestis. Esiteks loomulikult räägime sellest kultuurilisest keskkonnast, et me jääme oma kodumaast ilma. Me jääme oma kodumaast ilma. See ei ole enam eesti keelne, see ei ole enam eesti siin tekivad ka need usulised vajadused, eks ole. Kohe varsti tuleb nõue, et ehitage meile see
Mošee. Kuule, natuke rohkem kui 6 aega tagasi oli Tallinnas Vabaduse väljakul türklaste meeleavaldus. Türklaste meeleavaldus. Ja kui meie erakonna kanal Uued Uudised kajastas seda, siis tulid kohe ähvardused. Kohe hakati kinžaliga vehkima. Ehk me juba oleme selles olukorras, mida me näeme siin Saksamaal või Rootsis või Inglismaal, kus kohal nüüd äsja siia saabunud moslemid juba nõuavad, et meiega tuleb kohelda nii, nagu meie reeglid on. Ja neid ei ole veel palju Eestis. Kiiresti kasvav on moslemi kogukond, aga neid ei ole veel palju siin. Lisaks sellele meil tuleb Bangladeshist, meil tuleb Vietnamist, meil tuleb Aafrika riikidest, meil tuleb Süüriast ja Afganistanist. Ja loomulikult tuleb meile slaaviriikidest. Kõige suurem kogus immigrante jätkuvalt tuleb slaaviriikidest. Me nimetame neid ukrainlasteks, aga nad tegelikult räägivad vene keelt. Nad on Ida-Ukrainast suurem osasus pärit, eks ole. Ja samasuguse kultuuriruumiga, ikkagi 4-tähelised sõnad käivad ette ja taha ja 3-tähelised. Et selles mõttes ja see on hoopis teine kontingent kui need inimesed, kes siia jäid 91. aastal. Kes on ikkagi suures osas eesti keele ära õppinud, Eestisse kohanenud ja kellest arvestatav hulk peab ka ennast Eesti patriotiks. See hoopis teine kontingent on viimastel aastatel siia saabunud ja väga suure massiga. Ja miks on massiimmigratsioon ka majandusele halb? 2012 aastal, ennem seda, kui Taavi Rõivas 2016. aasta sügisel lõdvendas juba meil tööjõureegleid, Eesti tootlikkus oli üle 80% Euroopa Liidu keskmisest. Tootlikkus on tegelikult see, mis on rikkuse loomise masin majanduses. Kõrge tootlikkusega sa lood rikkust kiiremini juurde. Et ühe töötunni jooksul inimene tekitab rikkust rohkem juurde. On kõrge tootlikkus tähendab. Palju see praegu on? Ja nüüd oleme kukkunud 70 peale. 70 peale ja seda tootlikkust kisub alla odav tööjõud. Seda kisub alla avalik sektor. Sest avalik sektor ei tooda midagi. Ta ei tekita rikkust juurde, avalik sektor ainult kulutab seda rikkust ja me kõik saame aru, politseinikul on vaja palka maksta, õpetajale, arstile on vaja palka maksta, see on kõik avalik sektor. Selle jaoks erasektor loobki rikkust, et neid asju ka saaks teha. Aga kui sul avalik sektor muutub nii suureks, nagu juba Eestis on, siis ta juba hakkab kogu ülejäänud majanduse arvelt elama nii palju, et see ei ole jätkusuutlik. Aga tundub niimoodi, et meie ei saa ka nende kohalike töötude ümberõpetamisega hakkama, sellepärast, et haridusministeerium on hoopis mingid muud plaanid, räägitakse võitlusest puukidega, virgutusvõimlemisest tunnis, et esmaspäevaks ei tohi üldse õppimist anda. Ma ei tea, mis värk toimub üldse. Kui meil oleks, Eesti on enamikes valdkondades, kui sa vaatad, siis kui palju me raha kulutame. Siis on enamikes valdkondades, näiteks sotsiaalvaldkond või mingid muud valdkonnad, kulutame vähem kui Euroopas keskmiselt. Absoluutselt. Haridus on erand. Hariduse valdkonnale Eesti kulutab üle Euroopa keskmise. Sinna me suuname rohkem oma rahvuslikku rikkust, kui keskelt läbi Euroopas suunatakse. Tulemus on ju nadi. Oluliselt nadim kui enamikes teistes Euroopa riikides. Miks? Sellepärast, et haridusministeerium kulutab selle raha ära mingisugusele tegevusele, mis absoluutselt ei anna juurde ühiskonnale ja anna juurde haridusele. Ja seal on küll igasugused asutusi, harnosid ja muid asju. Lisaks sellele on seal tohutu hulk mingisugused MTÜ maailm, mis lokkab seal ümber, kõik saavad raha, ma ei tea mille jaoks ja mille pärast. Ja meil on väga, ütleme siis, raiskav haridussüsteem. Kui selle haridussüsteemi tänase haridussüsteemi raiskamise ära lõpetada, siis me saaksime lahti hoida maakoole, siis me saaksime korralikku haridust anda ja ümberõpet anda, me saaksime korda teha oma selle tööstusõppe, eks ole, kõik need rakendusõpped, et selle me saaksime kõik ära teha ilma, et peaks riigieelarvest raha juurde andma. Piisab, kui me sealt kogu selle parasiitide kamba minema peletaks. Mida teeb Kristina Kallas? Ainult laiendab seda parasiitlust ja paneb samal ajal väikseid maakoole järjest rohkem kinni. Nii et see on puhas valitsemise kvaliteedi küsimus, mis meil praegu siin on. Aga räägime pensionitest ka. Koalitsioonipartnerid räägivad pensioni teise samba taastamisest. Mis tähendab seda, et pensioni esimese sambasse jääb veel vähem raha kui praegu.
täpselt nii tähendabki. Minu üks suurimaid saavutusi, mida ma olen poliitikas ära teinud, oli teise pensionisamba reform. Ja teise pensionisamba reformi tagajärjel, mis oli see nii-öelda suur tagajärg, oli see, et kuni sinna maani võeti Eesti inimestelt vägisi raha ära ja anti Rootsi pankade kätte ja Rootsi pangad siis keerutasid seda raha ilma erilise tulususeta. Aga mina imestan ka seda, eks ole, mina omal ajal ka vabatahtlikult ühinesin teise sambaga ja ma jälgisin neid tootlusi ja ma ei saanud aru, miks Kela tootlused on kordades suuremad kui meie oma. Sellepärast, et meie puhul ei pidanud pingutama tulemuse pärast. Riik võttis inimestelt raha ära ja andis pankadele. Kas sa selle rahaga tekitasid mingisugust tootlust või mitte, see ei oma tähtsust. Ikka said raha peale. Ja võt see teise pensionisamba reform seda tegigi, et kes ei olnud rahul selle süsteemiga, sai sealt süsteemist ära tulla ja oma raha kätte saada. Ja kes arvas, et ma maksan edasi, see on väike summa iga kuu ja mul on valida erinevate fondide vahel. Võt nüüd tekkis vähemalt nendel pankadel sundus või kohustus, kui sa raha tahad saada, siis sa pead pingutama. Et see on üks asja positiivne pool. Nüüd teine positiivne pool on see, et inimesed said oma raha kätte, kes tahtsid saada raha kätte, panid selle Eesti majandusse. Mulle tuli kättpidi tänaval inimene juurde, ütles, tänan teid selle eest, mina võtsin oma raha välja, tegin pikalt unistatud oma ettevõtte ja nüüd olen ettevõtja ja elan palju paremini kui enne. Aitäh, Martin Helme. Et see reaalne elu situatsioon. Ja kolmas, see on see, millele sa juhtisid tähelepanu, et see süsteem, see teise pensionisamba süsteem elas jooksva pensionikassa arvelt. Ja see tähendab seda, et tänaste pensionäridele väljamakstavad summad olid selle võrra väiksemad. Nüüd tänane valitsus on muidugi eriti pensionivaenulik niikuinii. Mäletame kõik, kuidas kui Michal sai võimule või sai peaministriks, siis ta ütles, et tegime raskeid otsuseid, aga pensionite kallale ei läinud. No läksid pensionite kallale. See, mida nad nimetasid julgeolekumaksuks, kui kõikidest tuludest esimese euro pealt maksu hakati korjama, see on pensionite maksustamine eriti raske režiimiga ja mindi pensionite kallale. Kui sa teed suurema tulumaksu pensionite pealt, kätte saab pensionär vähem pensionit. Isegi kui tal võis ju summa tõusta, sellepärast et indekseerimine igal aastal on, siis selle tõus oli palju väiksem selle tulumaksu pärast. No tegelikult ju Sotsiaalministeeriumi ekspert Magnus Piirits on ju öelnud, et kui me ennem saime osta teatud enne raha eest 10 leiba, siis nüüd me saame 9 leiba. Absoluutselt. Ostujõud. Ja pensioni ostujõud, aga ka palga ostujõud on ütleme alates 22. aastast alates, viimased 4-5 aastat on ostujõud vähenenud. Et täpselt see sama summa, ennem said 100 euro eest osta, ma ei tea siis, mingi hulga asju, nüüd saad selle 100 euro eest vähem asju osta. Ja seda hoolimata sellest, et igal aastal on pensionitõus toimunud. See on indekseerimine on toimunud, aga ostujõud on vähenenud. Ja alles viimased mõned kvartalid on siis see ostujõud hakanud jälle taastuma. No ma olin, Eesti pensionärid on üldiselt kõige vaesemad Euroopa Liidus. Ma olin siin möödunud aasta lõpus, kohtusin siin Läti parlamendis Läti pensionäride föderatsiooni esindajatega ja nad tegid meie kulul nalja, et kui ennem olime meie kõige vaesemad Euroopa Liidus, siis nüüd olete teie, aga no me ei ole teie peale pahandused, et meie esikoha ära võtsite. Ja no mis on ka, statistika on halastamatu. Sel ajal, kui meie olime valitsuses, siis asendusmäär tasapisi kasvas. Nii, asendusmäär on ikkagi kuskil 35. Ja ta on väiksemaks läinud. Tookord ta hakkas, eesmärk oli, et jõuaks 40, ta ei olnud 40 peal, ma arvan, ta oli 38 kuskil nii. Ja nüüd viimastel aastatel asendusmäär on alla läinud jälle. Ehk siis ükskõik millise objektiivse parameetri järgi Kaja Kallase ja Kristen Michali valitsemise ajal pensionäride elu kehvemaks läinud. Ja nad nüüd plaanivad teha asju, mis teeks selle veel kehvemaks. No jah, aga lähme nüüd siis erakonna juurde ka. Toimetaja Ante Kiik Postimehes oma arvamusloos kirjutab, et Reformierakonnale strateegilises plaanis parajasti vastanduvaid erakondi menetleb intensiivselt nii prokuratuur, kapo kui politsei. Mis te sellest avaldusest arvate?
see on, ütleme siis nii, et reaalsuse konstanteerimine, täpselt nii ongi ja et see näitab seda, et noh, kui me rääkisime siin omal ajal tuli käibele see väljend süvariik ja siis seda ilguti, et no millest te räägite ja pange hõbepaberimütsikene ka pähe ja noh, vandenõuteoreetikud ei ole vandenõuteoreetikud. Oligi nii, ongi nii ja ega olukord ei ole paremaks, vaid hullemaks on näinud viimastel aastatel. Jah, no niimoodi, mis me siis nüüd teeme? Ja, no teha on palju vaja, aga ütleme siis niimoodi, et üldises plaanis tuleb selgelt välja öelda, tsiviilkontroll julgeolekuasutuste üle on vaja reaalselt kehtestada, seda praegu ei ole. Teevad, mis tahavad. Prokuratuurist tuleb teha absoluutne suur puhastus, korrupeerunud, seadust rikkuvad, võimu kuritarvitavad, poliitikat tegevad prokurörid kõik minema lüüa. Peaprokurörid, eriprokurörid kõik minema lüüa. Osad minu meelest väärivad vanglakaristust. Ja siin on vaja ikkagi ka vaadata otsa sellele, et miks meil on niimoodi, et mõned kohtunikud teevad alati selliseid otsuseid, mis on täpselt prokuratuuri või kapo nii-öelda poolt ette kirjutatud, et ka kohtutes tuleb vaadata väga tõsiselt otsa selle, et meil ei ole kõik kohtunikud sõltumatud, meil ei ole kohtute sõltumatust. Noh, kuidas seda teha, ega seda teistmoodi teha ei saa, et kõigepealt tuleb võita valimised. Ega teistmoodi ei ole, et täna ei ole Eestis ühtegi teist erakonda peale EKRE, kes seda probleemi oleks üldse valmis, noh, teised ei taha tunnistadagi seda, aga rääkinud sellest, et nad oleksid võimelised või valmis seda lahendama hakkama, meie tahame. No ja, nii et siis, noh, kevad on meil käes, suvi on meil tulekus ja valmistume siis sügiseste valimiste vastu. Kohalikud valimised tulevad sügisel 19. oktoober ja 9. septembril tuleb ära esitada nimekirjad. Töö käib, väga usin töö käib meil see erakonnas on. Noh, erakond on meil suur, me esitame praktiliselt kõikides omavalitsustes, paneme oma nimekirjad välja ja muidugi palume valijate toetust. Selge. No aga edu jõudu. Aitäh. Aitäh tulemast.